Tere kõigile ja tere tulemast vaatama Hommikukohv Meritiga esimest episoodi. Hommikukohv Meritiga on siis selline veebinaride sari, kuhu me kutsume ägedaid inimesi ja Meriti partnereid. Ning tänases esimeses episoodis on meil külas Joonas Cospocketist, kes on siis Cospocketi kaasasutaja. Ja lisaks on minuga siin Merit Tarkvara vanem konsultant Jekaterina. Ja meie tänane host olen siis mina, Merit Tarkvara turundusjuht. Tänane teema on meil paberivaba raamatupidamine. Räägime siis sellest, kuidas muuta raamatupidamine paberivabaks. Räägime, kuidas COVID on mõjutanud raamatupidamist ning lisaks ka kodus töötamisest. Nii. Ja ühesõnaga plaan on siis täna selline, et alustuseks räägib Joonas natuke Cospocketist, siis räägib Jekaterina paberivabast raamatupidamisest ja seejärel on küsimuste aeg. Et tegelikult kõik, kes te laivis kuulate, et kõik teie küsimused on oodatud, et selleks mul siin tahvelarvuti ongi. Nii et ühesõnaga ma arvan, et tegelikult võimegi alustada. Et Joonas, kas sa räägiksid, et mis üldse Cospocket on, kuidas see töötab ja kuidas see alguse sai? Nii, tere, Joonas siis minu nimi ja meie lugu siis algas 2015 aastal, kui Martin Sookael alustas seda ettevõtet ja tema on siis meil praegu ka tegevjuht. Ja tegelikult alguses oli see toode, et me ei tegelenud tšekkidega, vaid ta oli budgeting äpp. Et sa said põhimõtteliselt kirja panna sinna oma püsikulud, siis sa said juurde lisada muutuvkulud ja siis sa nägid, et kui palju sul ettevõttel veel nagu raha on, et mitu kuud sa saad tegutseda nende samade kuludega. Ja siis ehitas sellise MVP või siukse esimese toote valmis, hakkas seda turul erinevatele ettevõtetele pakkuma ja siis pakkus seda toodet GoWorkabitile. Ja siis need tüdrukud sealt ütlesid, et tead Martin, et see on päris hea toode on, aga et meil on seda nagu 2 korda aastas vaja ja me nagu maksta küll sellest väga ei taha. Aga kui sa teed midagi nagu tšekkidele, et nagu siis oleks nagu kõvasti rohkem huvi. Ja sealt siis sai see nagu pivot öeldakse või siis Martin nagu muutis seda ideed, mis ta tegi ja siis hakkaski see ettevõtte tegelema nagu tšekkidega. Mina liitusin 2015 oktoober selle ettevõttega. Siis pärast minu liitumist oli ka see naljakas asi, et ma sain 2 korda Martiniga kokku ja pärast seda ta lendas Ameerikasse, mis tähendab, et meie ettevõtte nagu töö hakkas kohe alguses nagu remotely. Et nagu praegus COVID ajal hästi paljud ettevõtted peavad töötama kodus, et meie nagu kohe alustasime niimoodi, et kõik töötasid kodust. Ja pärast seda meil on hiljem olnud mitmeid kordi kontor. Praegu jälle on kontor, aga ikkagist hästi paljud inimesed eelistavad töötada nagu kodust. Siis pärast minu liitumist me teadsime, et meil oleks ühte tehnohunti vaja, et siis kedagi, kes koodi kirjutaks ja oleks selles väga hea. Siis ma sain enda ühe tuttava käest teada, et tema kursusel Tallinna Tehnikaülikoolis on selline mees, kes kui neile anti nagu kodutööks, et anti suur nagu leht, kus on hästi palju numbreid ja nad pidid need sisestama Excelisse, siis õppejõud andis nagu ülesandeks, et sisestage need numbrid Excelisse, siis teised hakkasid seda nagu käsitsi tegema, sisestama neid numbreid, aga siis see mees hakkas ehitama algoritmi, mis loeb neid numbreid sealt paberi pealt, ise sisestab neid. Ja kui me seda lugu kuulsime, siis meil oli, et seda meest on meil nagu ka, seda meest on meil enda tiimi vaja. Ja siis see oligi Edward, kes liitus siis 2016 märtsis, jaanuaris meie tiimiga. Ja pärast seda märtsis me registreerisime OÜ ja võib-olla veel üks huvitav seik meiega on see nimevahetus. Alustasime kõike seda sellise nime nagu Wizard Finance. See oli nagu siuke raske nimi, raamatupidajad ei saanud aru sellest, see nimi ei öelnud meie kohta väga midagi. Siis me muutsime nime ära check.ee-ks, mis mõnda aega nagu töötas täitsa okeilt, oli aru saada, millega me tegelema. Aga selle check.ee-ga juhtus see, et me läksime Soome turule ja Läti turule ja see check.ee ei öelnud nagu seal turul väga nagu ei kõnetanud.
Ja lisaks juhtus ka see, et siis me mõtlesime, mis me nagu teeme, et üks variant oleks, et teeme igal turul nagu eraldi nime, et Lätis oleks Tšeki LV ja Soomes oleks Kuti EU või Kuti FI. Isegi need domeenid ostsime tol ajal ära, aga siis see oleks tähendanud, et meil on igas riigis eraldi äpp, mis oleks tehnoosakonnal olnud jälle päris suur peavalu, sest tähendaks 3 riigis erinev äpp ja siis tegelikult igas riigis veel 2 erinevat on ju Android ja iPhone. Et siis matsime ka selle mõtte nagu maha ja siis teadsime, et me peame nagu tegema mingisuguse üldise nime, mis sobib igal turul. Lisaks veel aitas ka kaasa see, et tol ajal me tegelesime ainult tšekkidega, aga me hakkasime digiteerima ka arveid. Ja siis ka see check.ee võib-olla ei olnud kõige parem nimi. Ja siis hakkaski see 6 kuu pikkune protsess peale, kus hakkasime uut nime valima. Mina, iga tiimiliige sai öelda, et mis ta nagu soovib, mis seal nimes nagu oleks. Ja mina näiteks tahtsin, et oleks .com lõpuga nagu domeen. Siis me hakkasime otsima selle, siis leidsimegi selle costpocket.com. Ja loodetavasti ei pea lähiajal enam uuesti nime vahetama. Ja kuhu me siis nagu tänasel päeval jõudnud olema, ongi meil on äpp, millega saab teha pilti paberdokumentidest ehk siis nii tšekkidest kui arvetest, kui teil tuleb näiteks arve veel tuleb paberkujul, saab ka äpiga pilti teha. Loeme sealt andmed välja, saadame edasi raamatupidamistarkvarasse ja samuti on võimalik digiteerida ka kõiki arveid ja tegelikult kõiki dokumente, mis tuleb teile e-mailile. Et meil on igal ettevõttel on oma unikaalne e-maili aadress, et sinna saab edasi forwardida teie e-mailit dokumente. Ja sinna võib forwardida PDF, JPG, PNG, isegi tegelikult HTML-faile. Et HTML-failid on need, kus teile tuleb siuke dokument, kus see e-maili sisu ongi see dokument. Näiteks Apple saadab selliseid arveid, kus e-maili sisu, et seal nagu manust ei ole kaasas. Et isegi neid võib sisse saata. Ja võib ka saata kuni 100 manust, et ei pea olema üks manus igal meilil, et tegelikult võite täitsa massiliselt neid lisada sinna. Ja miks see e-maili osa on nagu nii tähtis, miks ma sellest nii palju räägin, on see, et juba tänasel päeval 43% kõikidest dokumentidest, mis sisse tulevad, saadetakse e-mailiga. Ja me näeme seda, et see kasvab, me näeme seda, et paber, tšekkide arv ettevõtetes pigem on kahanevas trendis, aga ettevõtted aina rohkem teevad krediitkaardiga igasugused erinevaid oste läbi interneti. Ostetakse Amazonist, Alibabast, Facebookist, Google'ist, erinevatelt saitidelt ostetakse. Tehakse selliseid väikseid oste ja siis need dokumendid tuleb ka saada nagu raamatupidamisse. Nii, väga pikk ja põhjalik vastus, aga ei, väga hea. Ma olen vahepeal saanud siin infot, et meid on halvasti kuulda, et katsume rääkida kõvemini ja kõigile teistele ma kindlasti soovitan panna helitugevuse põhja, nii Facebooki oma kui ka arvuti oma ja lisaks, kui võimalik, siis kuulata pigem kõrvaklappidest. Et me proovime ka siin omalt poolt rääkida nii kõvasti kui võimalik. Ja meie helitehnik vaatab ka üle, et kas saab midagi teha omalt poolt. Nii, aga lähme edasi, et Jekateriina, kas sa räägiksid natukene, et mida tähendab tänapäeval paberivaba raamatupidamine ja kuidas saab igaüks muuta raamatupidamist võimalikult automaatseks ning mis võimalused selleks on Meritis? Tere ka minu poolt, et nagu Annike tutvustas, mina olen Jekateriina. Minu jaoks tähendab paberivaba raamatupidamine seda, et ei ole paberihunnikuid enam, ehk siis paberarhiivi. Kõik andmed liiguvad siis automaatselt raamatupidajani, ehk siis raamatupidamistarkvarasse. Merit Activas on selleks siis loodud võimalused e-arvete näol, et saate vastu võtta ja saate e-arveid. Lisaks erinevad liidestused siis erinevate partneritega digiteerimiseks. Ehk siis ei ole vaja nagu neid PDF-arveid käsitsi sisestada, ammugist mitte neid välja printida ning kuskil kaustades säilitada. Merit Activas on lisaks siis automatiseerimiste juures võimalik teha otseühendusi pankadega.
et see tähendab seda siis, et andmed liiguvad pangast programmist panka. Maksu- ja Tolliametisse on võimalik siis maksudeklaratsiooni otse esitada masin liidesega, et selleks ei ole vaja isegi mitte sisse logida Maksu- ja Tolliameti lehele, et kõik läheb automaatselt kinnitatud kujul. Nii, aga kas sa räägiks natuke ka, et mis on e-arve ja kuidas see töötab, et ilmselt paljudel see ei ole veel kasutusel? E-arve on siis masinloetav dokument, et mis liigub siis masin liidese kaudu ühest tarkvarast siis teise. Et tegemist on siis sellise dokumendiga, mida ei saadeta meiliga, vaid see liigub ettevõtete vahel registrikoodi alusel. Selleks kasutatakse erinevaid operaatoreid, et neid vahetada. Nii, aga Joonas, äkki räägiksid natukene sina kui ettevõtja, et mida sinu jaoks tähendab paberivaba raamatupidamine? Jah, ma suht samamoodi ütleks, nagu Katariina ütles, et raamatupidajale ei jõua siis nagu paberit enam, et kõik dokumendid, kõik asjad jõuavad raamatupidajani digitaalsel kujul ja ei ole nagu arhiiv on digitaalne, et ei ole arhiivi paberi peal arhiivi ei ole. Aga kuidas nüüd see COVID on mõjutanud teie ettevõtmisi? Saan rääkida siis sellest kevadisest lainest või siin, kui see märtsis esimene laine tuli. Meil oli selline hästi huvitav olukord, kus meil on ajalooliselt on veel hästi paljud kliendid on tükipõhise hinnastamise peal. Ja siis üks asi, mida me nägime, kui see COVID laine tuli, et nagu dokumentide maht nagu vähenes. Et panime tähele seda, et paljudel ettevõtetel oligi nagu oste oligi nagu vähem, et ei tehtud nii palju erinevaid oste ja nagu see nagu vähenes. Aga samas teise poole pealt hästi paljud just nagu raamatupidajad, neil tekkis hästi suur huvi selle toote vastu. Et see meie toode aitab ka nagu remotely või siis nagu kodus töötates aitab nagu raamatupidajat. Ja tol ajal nagu tundus ka, et raamatupidajad läksid ka nagu koju tööle ja ega nad nagu väga ei tahtnud, et need ettevõtte juhid ja ettevõtte inimesed sõidavad raamatupidaja juurde nagu koju. Raamatupidajad isegi taht väga neile oma nagu aadressi öelda, võib-olla koduaadressi, et kus ta nagu elab, et kus sa neid nagu dokumente tood. Ja ei taht ka võib-olla, et nagu võõrad inimesed tulevad ja toovad neid nagu koju, et see just nagu tekitas huvi, et hästi palju oli nagu raamatupidajate poolt oli nagu huvi suurem. Nii, aga Katariina, kas sa räägiks, kuidas siis Meritaktiva klientide jaoks muutus kõik kevadel ja kas üldse muutus midagi? No nende klientide jaoks, et kes on juba kasutanud meie pilveversiooni, tegelikult ei muutunud mitte midagi. Sellepärast, et pilveversiooni saad sa kasutada igas seadmes, kus on olemas internet, pääsed ligi oma dokumentidele, oma andmetele. Küll aga muutus natukene nende jaoks, et kes kasutasid siis desktopi põhiseid programme, et nad olid nagu sunnitud nii-öelda võtma pilveversiooni. Et kuna siis olid need programmid olid installitud nende suurtes töölauaarvutites, tahtsid teha tööd oma kodus laptopides, siis ainukene mõistlik variant oligi minna üle pilveversioonile. Siis said nad oma andmetele ligi ka igalt poolt. Aga mis see pilveversioon ja pilvetehnoloogia üldse tähendab? See tähendab seda, et kõik andmed on siis pilves, turvalises siis pilveserveris, et andmed on kättesaadavad igalt poolt. Ja ma omalt poolt lisaks seda, et see tähendab seda ka, et tegelikult on väga hea kolleegidel omavahel tööd jagada, sest et andmed liiguvad reaalajas ja näiteks ettevõtja saab siis raamatupidajaga väga hästi tööd jagada. Et Joonas, kas sa räägiksid natukene seda, et sina kui ettevõtja, mida sina üldse teed raamatupidamises ise ja kas üldse teed, et kuidas teil Costpocketis see süsteem töötab? Ja, et meie siis Costpocketis kasutame ka Meritaktivat. Meil on ka nagu raamatupidaja olemas, kes teeb kõik need keerulisemad toimingud
mina põhiliselt tegelen nagu selle müügiarvete poolega. Et kui keegi näiteks ütleb, et ta ei ole seda arvet saanud, siis lähen saadan sealt uuesti, näiteks saadan e-arvena selle neile. Siis jah, kui kellelgi tuleb arvel midagi muuta või nagu kõik sellised nagu müügiarvetega asju, võib-olla jah, teen, võib-olla kui kellelgi on arve valesti läinud, siis krediteerin mõne arve ära näiteks. Ja siis see on see, mis ma nagu enda raamatupidamises päriselt teen. Aga kui ma nagu demon klientidele, siis ma näitan seda ostuarvete poolt, et seda, mida meie nagu toode aitab teha. Okay. Aga kas sa räägiksid natukene Costpocketi hinnastamisest? Nii, jaa, meil on olemas siis suures plaanis 2 erinevat viisi, kuidas nagu meie toodet saab kasutada. Et on olemas ainult robot digiteerimine, mis on siis hästi kiire, et tšekk digiteeritakse ära 12 sekundiga, arvel tal läheb kuni 1 minut aega. Ja need dokumendid saadetakse hästi kiiresti edasi raamatupidamisest tarkvarasse. Ja siis meil on olemas ka inimdigiteerimine, kus me saame garanteerida selle täpsuse, et täpsus on hästi kõrge, et enam dokument on õige, aga ajaline kulu on natuke pikem, see võtab aega, sest inimene peab selle päriselt üle vaatama. Keskmiselt me ütleme, et on 7-9 tundi, aga kuu lõpus, uue kuu alguses enne 20. kipub see aeg minema pikemaks, sest dokumendi maht on suurem. Mida me välja lubame on, et 1 tööpäeva jooksul saavad nagu dokumendid digiteeritud. Ja siis ongi siis 2 erinevat digiteerimist, robot digiteerimine ja siis koos inimese, meiepoolse inimese digiteerimisega, meiepoolse inimese abiga. Robot digiteerimisel on üks hinnastamine, on 5 eurot kasutaja kohta ja iga kasutaja kohta on 100 dokumenti on nagu hinna sees. Ehk näiteks teil on 1 kasutaja, siis teil on 100 dokumenti hinna sees ja nii ongi. Kui on näiteks 2 kasutajat, siis on 10 eurot ja 200 dokumenti on hinna sees. Ja see ei ole niimoodi, et mõlemad kasutajad peavad panema 100 dokumenti, vaid see on nagu, et üks kasutaja võib panna 150 ja teine näiteks 30 või teine 50. Et täitsa vabalt võib ka nii olla. Või üks paneb 1 ja üks paneb 199. Et siis on 5 eurot kuus kasutaja kohta. Ja siis inimdigiteerimisega meil on 2 erinevat paketti, on tükipõhine, kus on 40 senti tükk. Mitte mingit lisakulu sinna ei lisandu, et kasutajaid võib olla nii palju, kui soovite. Näiteks seda kasutab Tallinna Tehnikaülikool, TalTech uue nimega. Nendel on hästi palju kasutajaid, aga dokumendi maht kasutaja kohta on pigem väike. Ja siis on siis tükipõhine 40 senti tükk ja siis on olemas kasutajapõhine ka 7 eurot kasutaja kohta ja seal on 30 dokumenti on hinna sees. On seal, ja on ka koos inimdigiteerimisega see pakett. Nii, vahepeal siin veel küsite, kas tõesti ei saa kõne kõvemaks, et äkki ei saa. Okei, kahjuks ei saa, nii et ma soovitan kõik seadmed panna põhja ja kuulata kõrvaklappidega, et me proovime omalt poolt ka nii kõvasti rääkida kui võimalik. Nii, ja lisaks ma tahan meelde tuletada, et te võite enda küsimusi kommentaariumisse lisada, et me hea meelega oleme valmis vastama kõigile teie küsimustele. Nii, aga ma küsiks ühe küsimuse siin veel, et kuidas üldse Merit Activate ja Costpocketit saab koos kasutada ja kuidas neid saab integreerida? Võtan ise selle vist. Et Meritis on selline nupp, kus saab seda meie teenust aktiveerida ja see, kuidas nagu ma võib-olla seletan, et on nagu 3 erinevat viisi, kuidas seda on võimalik teha. Et esimene juht ongi siis see, kus ettevõtte omanik saab ise ka Meritisse ligi, ta tahab ise teha meie juures konto ja hakata kasutama. Siis ongi kõige lihtsam, kui ta läheb Meritis, otsib seadet alt selle Costpocketi ülesse, vajutab aktiveeri. Mis siis juhtub, on see sama ettevõtte registreeritakse meie juures ära, sinna lisatakse liidestus Merit Activaga sellele ettevõttele ja see inimene, kes aktiveeris, tema lisatakse administraatoriks. Et nüüd, kui ta loob meie juures selle sama e-mailiga konto, logib sisse, siis ongi, ta on kohe õige ettevõttega seotud ja on liidestus olemas. Lihtsalt saab dokumente esitada ja kõik tulevad otse edasi Meritisse. Siis teine juhus on selline, kus on eraldi raamatupidaja ja ettevõtte juht ei saa ligi sinna raamatupidamistarkvarasse. Ja soovitakse niimoodi, et ettevõtte juht ise maksab selle teenusest.
siis me soovitame niimoodi, et ettevõtte juht tõmbab ise äppi alla, registreerib ettevõtte ära ja siis ütleb raamatupidajale, et see on valmis ja raamatupidaja lihtsalt aktiveerib selle meie teenuse Meritist. Siis Meritist tuleb päring meile ja küsib, et kas ettevõte on olemas, meie süsteem ütleb, et jah, see ettevõte on olemas ja lisab sinna lihtsalt liidestuse. Ja niimoodi saab see ettevõtte juht olla ise administraator. Ise saab paketti vahetada, kõik õigused on ettevõtte juhi käes, tema on administraator ja lihtsalt on liidestus Merit Activaga. Ja kolmas viis on nagu see büroo, raamatupidajate büroo, kes osutab teenust paljudele klientidele. Nendega me soovitame niimoodi, et büroo ise aktiveerib meie teenuse ära Merit Activa seest, aktiveerib ära need ettevõtetel, siis need samad ettevõtted registreeritakse Costpocketis, tal on mõlemad olemas, neil kõigil on liidestus olemas Merit Activaga ja see büroo inimene, kes selle aktiveeris, tema on administraator. Et kui tema sisse logib, ta näeb neid kõiki ettevõtteid seal. Ja kui ta logibki sisse, ta näeb kõik ettevõtteid, siis ta saab lihtsalt kasutajate alla lisada selle ettevõtte juhi, kes saab siis hakata ka dokumente lisama. Nii, meil on esimene küsimus. See on mõeldud siis sulle, Joonas. Ja Jane on küsinud. Kaupluses kohapeal ostes saab reeglina tšeki paberkujul siiski kaasa. Kas üleminekul täiesti paberivabale süsteemile võib selle tšeki sisse skanneerimisel ja programmi lisamisel siis ära visata? Jah, et seadus ütleb, et see dokument peab olema taas esitataval kujul ja tegelikult pilt on täiesti taas esitatav kujul, et sobib, kui on pilt alles sellest dokumendist. Nii, nüüd on küsimus Ekateriinale. E-arvete vastuvõtmiseks peab ikka eraldi leping Telema või Omnivaga olema, küsimärk, lisaks küsimärk. Jah, et e-arvete vastuvõtmiseks ja saatmiseks tuleb sõlmida siis leping kas Telema või Omnivaga. Võib-olla ma lisan ühe väikse asjaga siia, et ma küll ajan terve enda tiimi võib-olla natuke pahaseks selle peale, aga me ka tegelikult natukene nagu kompame seda e-arvete võimalust võtta vastu e-arveid. Et ma usun, et järgmise aasta algus me saame seal natuke selgemaks, et me tegelikult tahaks hakata ka pakkuma seda, et meie kliendid saavad läbi meie võtta vastu e-arveid. Et pakkuda ka sellist teenust hakata pakkuma. Nii, Kirsti Saar. Kuidas näiteks tarkvara vahetamisel säilitada niinimetatud e-arhiivi? Kui Meritiga leping lõpetatakse, aga arhiivi säilitamise kohustus on minimaalselt 7 aastat. Kas saab 7 aasta jooksul ligi kõikidele Meritis olevatele ostuarvetele, tšekkidele ja müügiarvetele? Ja, et kui te lõpetate lepingu Meritiga ära, et siis tegelikult praegust on poliitika selline, et teil säilib ligipääs oma andmetele. Te ei saa juurde lisada dokumente, küll aga te näete kõiki varasemaid. Lisaks on meil siis olemas ka arhiveerimise funktsioon menüüs Finants, et arhiveerib. Seal saate võtta ka kõik need aruanded ja siis need lisatud dokumendid zip-faili ning siis arhiveerida neid endal kuskil näiteks pilvekeskkonnas. Aga ma omalt poolt lisaks selle siia, et juhul, kui raamatupidaja enam selle ettevõtjaga ei tee koostööd, siis tegelikult see arhiveerimisnõue on siiski ettevõtjal, mitte selle raamatupidajal, kes enam ettevõtjaga ei tee koostööd, sest et andmekaitse ei luba need, kellega sa ei tee koostööd, siis nende andmeid niimoodi hoida. Et lihtsalt see andmekaitse seadus, see on kõik selline väga uus teema ja kindlasti, kui te lõpetate koostöö mingi ettevõtjaga, siis ma soovitan selle arhiveerimise anda üle sellele ettevõttele ja tegelikult see on minu soovitus, aga tegelikult see on seaduse järgi ka kohustus siis. Ja andmed saab üle anda siis peakasutaja vahetamisega, et lisategi siis ettevõtte juhi sinna kasutajaks ning anneta peakasutaja õiguse, et see andmete hoidmise kohustus on tõesti ettevõtte omanikul. Nii, meil on veel plaani järgi 5 minutit jäänud, et kas on veel mingeid küsimusi meie laivis kuulajatel? Äkki Joonas räägib nendest aruannetest, kuluaruanded ja lähetusaruanded, et neid ka, kuidas neid teha veel lühidalt?
keegi vist enne seda intervjuud juba küsis, et kas on võimalik esitada ka aruandeid. Jah, on olemas. Kui te juba kasutate meie toodet, siis kui te lähete meie äpis, lähete setting utesse, liidestuste alla ja valite sealt uuesti Meriti, siis seal on 2 nagu väike, seda nagu küsid, valite Merit ära. Ta küsib, kas te soovite saata kõik dokumendid ükshaaval Meritisse, mis on see nagu tava option või nagu see esimene option. Kui te seda muutnud ei ole, siis ta saadab nad ükshaaval ja siis seda aruande nuppu seal all paremal ei olegi näha. Aga seal teine nupp on need koos aruannetega. Et kui te muudate ära, valite selle koos aruannetega, siis teil tekib sinna alla paremale tegelikult nupp, et uus aruanne. Ja siis ongi meie juures võimalik teha aruandeid. Saate sinna dokumendid sisse lisada, võimalik teha nii kuluaruandeid kui lähetusaruandeid ja lähetusaruandel on ka päevarahad olemas täitsa. Ja siis kui on aruanne valmis, siis see on selline nupp, et aruanne valmis. Kui seda vajutatakse, siis see terve aruanne saadetakse otse edasi Meritisse. Ja üks asi võib-olla, mida aruannete kohta veel küsitakse, on need, et kas see aruanne võib nagu niimoodi, et kuu aja jooksul ettevõtte juht nagu terve kuu aega lisab neid dokumente sinna, siis jah, on küll. Et teete näiteks kuu alguses aruande ära, kuluaruanne 2020 november näiteks, terve kuu jooksul lisate neid dokumente ja kuu lõpus vajutate aruanne valmis, siis ta arhiveerib selle aruande ära ja saadab selle aruande Meritisse edasi ka. Ja võib-olla ma ühe asja lisan veel, et ka tegelikult igal aruandel on oma unikaalne emaili aadress. Ehk isegi dokumente on võimalik saata otse teie emailita aruandesse. Ma tean, millal seda kasutatakse, näiteks kui te sõidate Bolti või Uberiga. Et teile tuleb see dokument meili ja saate selle otse saata aruandesse sisse selle emaili kaudu. Ma mõtlesin, et ma võib-olla räägiks natuke enda praktilisest kogemusest, et mina kui turundusjuht, et kuidas mina kasutan siis Costpocketit, et näiteks kui ma ostan poest midagi ettevõtte jaoks, siis Costpocketi äpi abil teen ma sellest checkist pildi ja see pilt siis saadetakse otse Merit Activasse ja siis saadab raamatupidaja mulle selle checki kinnitamiseks, kinnitan ära ja ühesõnaga ma ei pea paberkujul ühtegi tšekki viima raamatupidajale ning see on hästi mugav lahendus, sest et kui sa näiteks satudki parasjagu kodus rahakotti korrastama, et siis sa näed kohe need tšekid ära ja saab pildid teha ja tegelikult muidugi kõige parem on alati peale ostu kohe teha see tšekk ära. Et ma arvan, et äpi kasutamine kiirendab seda, et ei tooda kõik tšekid koos või ei pildistada kõik tšekid koos, vaid see jooksvalt kogu aeg saab teha. Et see ongi selline nagu nii-öelda siis reaalajas samamoodi nagu raamatupidajaga koostöö. Me oleme isegi võtnud välja selle statistika, et dokumendi väljastamise kuupäev, mis on dokumendil peal ja see hetk, millal sellest on pilt tehtud ja ma kahjuks peast ei mäleta, aga ma julgeks pakkuda äkki seal isegi kuskil 70%, äkki 60-70% on samal päeval isegi esitatakse. Et on päris suur tegelikult, päris palju. Super. Nii, ja meil on siin tulnud küsimus. Heidi on küsinud, kas lähetusaruandesse saab hiljem kuludokumente lisada peale Meritisse saatmist? Jah, saab küll. Ta töötab niimoodi, et kui te tegite lähetusaruande ära ja saatsite Meritisse ära, siis ta meie juures see lähetusaruande läheb nagu lukku, et sinna nagu rohkem kohe nagu lisada ei saa. Aga seal üleval paremal on selline edit nupp. Et kui te vajate seda, siis ta küsib, et kas et see aruanne on juba saadetud raamatus, kas tõesti soovite selle lahti võtta. Ja kui vajutate jah, siis ta nagu avab selle aruande uuesti. Ja tegelikult siis te saate seal kõike muuta, lisada, uuesti kustutada, kõike uuesti teha. Ja siis kui te uuesti kinnite, siis saate uuesti saatada tarkvarasse edasi. Nii, Aira on küsinud. Raamatupidamisteenuse osutaja registreerib Costpocketi kasutajaks. Kas siis saab siduda mitme firma arveid või mitte? Ma pole kindel, kas ma saan täpselt küsimusest aru, aga jah, et kui te olete raamatupidamisbüroo ja teil on Meritis, logite sisse, siis teil on seal näiteks 10 ettevõtet on, siis ta töötab meie juures täpselt samamoodi. Et kui te seda aktiveeri nuppu vajutate Meritis, siis ta loob selle sama ettevõtte konto meie juurde.
ja siis, kui te kõikidele ettevõtetele selle aktiveeri nuppu vajutate, siis ongi need 10 ettevõtet on ka meie juures. Et te logite sisse, on 10 erinevat ettevõtet. Ja siis igal ettevõttel saate kasutajate alla minna ja lisada just selle ettevõtte juhi. Et ABC OÜ on, Margus on juht, ettevõtte juht, lisate tema kasutajate alla. Siis võtate järgmise ABC2 OÜ, seal on näiteks Joonas ettevõtte juht, lisate tema sinna alla. Et ta töötab nagu selles hästi sarnaselt Meritile. Ja siis igal ettevõttel on oma unikaalne see emaili aadress ja igal ettevõttel on erinevad kasutajad seal all, ettevõtte all. Nii, Heidi küsib, kuidas toimub dokumendi kontroll tšeki esitaja ja raamatupidaja vahel? Dokumendi kontroll. Ma ei tea, kas ma saan päris täpselt aru sellest küsimusest. Ma arvan, et siin ongi mõeldud seda, et kui mina esitan siis tšeki, kuidas siis raamatupidaja teab, et selle mina olen esitanud. Meie paneme nime kaasa, et esita nimi, sest Annike on login meie äppi sisse, ta on öelnud oma nime meile ja siis meie nagu saadame kaasa selle nime, et mis selle inimese nimi oli, kes selle dokumendi esitas. Et see tuleb kaasa. Jah, et siin tuli sellel küsimusele täpsustus, et telefon, e-mail, et jah, e-mail siis läheb kaasa. E-mail ja tegelikult me saadame nimed, nime saadame nagu defaultis, aga kui meil ei ole mingil põhjusel su nime, siis me paneme e-mailiga ja saadame kaasa. Nii, milline info arve pealt digiteeritakse robotiga? Kas ainult klient, kuupäev ja lõppsummad või ostureaka? Robotiga tänasel päeval arveridu me ei digiteeri. Mida nagu osteti, neid ridu roboti abil ei digiteeri. Et seda teenust me pakume ainult inimdigiteerimisega. On võimalik seda teenust osta. Kas osturead digiteeritakse ühel real summaarselt? Jah, tänasel päeval nad tulevad, kui ei ole ostetud see eraldi teenus, kus ongi eraldi me digiteerime read, siis jah, ta tulevad ühe reana, tulevad sisse. Nii, praegu siin vahepeal ei ole küsimusi, aga ma ütlen, et te võite kommentaarides ka märku anda, et keda te sooviksite veel hommikukohvile Meritiga. Et me hea meelega kuuleks, et keda te sooviksite siin näha meiega vestlemas. Ja vaatame, kas tuleb veel küsimusi. Kas on veel teil midagi, mida te sooviksite lisada? Ma võin võib-olla paari sõnaga rääkida, mis meil nagu lähiajal nagu tulemas on. Et meil võib-olla 2 kõige suuremat arendust, mida me juba teeme ja loodetavasti ma kardan, et see ei jää selle aasta sisse, et ta läheb ikka vist järgmise aasta sisse. Aga meil tuleb täiesti uus disain, nagu nii kodulehele kui äpile kui ka pilvekeskkonnale tuleb täiesti uus disain. Et ta näeb ilusamaks läheb palju, loodetavasti ka kasutajasõbralikumaks natukene veel. Ja teine asi, mida me ehitame uut pilvekeskkonda. Et kui mõni raamatupidaja on sinna sattunud, siis ta on meil 2017 aastal ehitatud ja ei näe väga selline modernne välja, et me tegelikult hakkasimegi täiesti nullist ehitama teda. Ja ma loodan, et lähinädalatel me saame selle pilvekeskkonna niimoodi üles, et kui te logite meie olemasolevasse pilvekeskkonda, siis sinna tekib väike nupp, et vaata uut beta versiooni. Et on selline asi, et mida enamik juhtuja raamatupidajal väga vaja ei ole, sest teil tulevad kõik dokumendid edasi raamatupidajast tarkvarasse, te teete ikka oma tööd Meritis edasi, te väga palju sinna pilvesse minema ei pea, aga võib-olla vahel, kui millal sinna minna, on just pigem see hetk, kui ettevõtte juht ütleb, et tema kindlasti saatis ära ja te vaatate, et teil need jõudnud ei ole, et siis on hea sealt kontrollida, et kas need dokumendid on sinna jõudnud ja siis saab vaadata, et miks nad siis ei ole edasi läinud raamatupidamisse tarkvarasse. Ja võib-olla siis natuke kaugemas tulevikus siis üks asi, mida me ka tegelikult vaatame ja mõtleme, on see, et hakata pakkuma ka enda klientidele seda e-arvete vastuvõtmise teenust. Kas sa, Ekaterina, tahaksid rääkida ka, mis on Meriti plaanid? Ja, et ka Meritil on tulemas uus disain, et nii Aktivas kui Palgas. Et lisaks siis suuremad lähiajal need uuendused, näiteks Aktivas on meil tulemas eelarveliste ettevõtete moodul.
et loodetavasti juba selle aasta lõpus. Ja Merit Palgas on tulemas venekeelne kasutajaliides, et kui Activas juba on see praegust olemas, et saab ka vene keeles kasutada, et siis on varsti see võimalik ka Merit Palgas. Et kindlasti neid uuendusi on meil veel tulemas, aga need on sellised suuremad ja mis on kohe-kohe välja tulemas. Jah, ja ma omalt poolt lisaks, et venekeelsetele sõpradele võite edasi öelda, et meil on detsembris ka esimene venekeelne koolitus. Et koolitus siis Merit Activaga alustajatele ja on tulemas ka palga alustajatele venekeelne koolitus. Nii, aga siin on veel küsimusi. Liis küsib, mis tarkvaradega Cospocket veel ühildub? Seda vastan kõige lihtsam meie kodulehelt vaadata, et ma julgeks öelda, et kõikide Eesti suurtemate tarkvaradega on nagu liidestus olemas. Nii, Urve küsib, kas Cospocket selekteerib välja ka topelt saadetud tšeki? Nii, see tänasel päeval siis töötab niimoodi, et kui kasutatakse meie inimdigiteerimist, et kui meie inimene on vahel, siis jah, me anname märku, et see dokument on tulnud topelt. Ta kohe kuvab seda, ta ei saada seda teist kord üldse isegi edasi. Tänasel päeval, aga kui kasutatakse ainult robotdigiteerimist, siis ajalooliselt on olnud niimoodi, et me ei ole julgenud öelda, et see on topelt, sest me ei saa kindlad olla, et see robot leidis need kõik andmed õigesti, et võib-olla ta tegi ise vea. Aga mulle tundub, et me võiks selle teema uuesti enda tiimi siseselt üles võtta, sest see roboti kvaliteet on nii palju ajaga tõusnud, et mulle tundub, et tõesti võiks juba isegi panna selle filtri sinna vahele, et kui on topelt, et ta ei saadaks topelt edasi. Vähemalt annaks märku, et meie arvates see on topelt. Annaks kasutajale märku. Ja kui ta isegi topelt jõuab Merit Activasse, siis tegelikult kinnitamisel annab Merit Activa märku, et sellise numbriga dokument on juba olemas, et ta ei lase topelt salvestada. Muidugi juhul, kui robot tõesti leiab, et see arvenumber on 1 ühele ja seal mingid erisusi ei ole. Nii, Marianne küsib, kas on plaanis arendada ka robot digiteerimist arveridade lõikes? See on ka samamoodi, see on käinud tegelikult mitmeid kordi läbi ja minu arust meie tehniline osakond, nad on teinud mingid väikseid prototüüpe, nad on nagu proovinud seda nagu probleemi lahendada. Minult teada ei ole midagi nagu päris kindlalt veel olemas, aga see on kindlasti teema, mis nagu on käinud läbi mitmeid kordi. Jah, et siit tuli üks kommentaar juurde, et Cospocket teeb seda, aga peab eraldi kirja saatma ja siis lülitatakse sisse. Nii et võib-olla ongi siis selline nii-öelda pilootprojekt hetkel. Jah, meil ei ole tegelikult päris ausalt öelda, siis ei ole väga palju kliente, kes seda soovivad. Et suhteliselt vähe on neid, nagu siiamaani vähe. Võib-olla me ei ole ise piisavalt reklaamid, võib ka üks asi olla. Nii, raamatupidamisbüroo on kasutaja ning lisanud mitu firmat. Milline on tasu, kas ühe kasutaja eest või iga firma eest eraldi? Meil on niimoodi, et paketid on ettevõttepõhised. Ehk kui bürool on näiteks, oletame mingi väikse numbri 5 erinevat klienti, siis igale kliendile saab valida paketi. Et võib-olla mõnel ongi hästi vähe neid dokumente, sobibki see tükipõhine, teistel näiteks on see 5-eurone pakett. Ja meil on ka lisaks selline väike soodustus, et kui büroo maksab vähemalt 3 ettevõtte eest, siis tekib selline soodustus, et 2 esimest kasutajat on ühe hinnaga. Sest igas ettevõttes on raamatupidajana administraator ja ettevõtte juht on see pildistaja, on kasutaja. Siis nagu igas ettevõttes nagu oleks 2 kasutajat tegelikult. Aga kui büroo saab nagu koondarve kõikide nende ettevõtete eest, siis meil tuleb selline soodustus, et igas ettevõttes 2 esimest on ühe hinnaga. Et ei maksta 2 eest, vaid ongi nagu 5 eurot selle 2 esimese kasutaja eest. Nii, Kristi küsib, kas saaks seadistada ka konteeringut Cospocketis? Tänasel päeval minu see pigem töötab nagu Meriti poole peal, et kuidas tänasel päeval nagu töötab on niimoodi, et kui näiteks Joonas teeb pildi, ma valin äpist, et on transpordikulu ja tarnija on näiteks AS liinirongid ja esimesel korral raamatupidaja lisab sinna artikli ära ja selle käibemaksukoodid ja asjad.
ja kui nüüd uuesti juhtub see täpselt sama asi, et Joonas on pildistaja, valin äpist, et transport on kululiik ja tarnija on NAS liinirongid, siis Merit Activa ise pakub, et eelmisel korral te panite selle artikli, et äkki on sellel korral ka seesama artikkel. Ta pakub välja. Jah, Merit Activa selles suhtes seob, teeb oma süsteemis seoseid ja kui on korduv tarnija ning see algdokumendi artikkel, siis ta juba teeb selle valiku ise ära. Loomulikult seda saab nagu ise ka muuta vajadusel, et kui näiteks teine kord ei ole enam seesama nagu kuluartikkel, aga ta jätab meelde. Nii, Siiri küsib, kas eelarveliste asutuste all mõtlete avalikku sektorit või on juttu eelarve täitmise jälgimisest Meriti abil? Avalikku sektorit, jah. Nii, aga tundub, et hetkel rohkem küsimusi ei ole. Kui tuleb veel küsimusi, siis kõige parem on, kui te pöördute otse Meriti poole või siis Cospocketi poole, et oleneb, kellele teil küsimus on, et hea meelega vastame. Ja aitäh teile, et võtsite selle hommiku ja aitäh ka teile kuulajad, et te võtsite hommiku, tegite endale kohvi. Väga asjalikud küsimused olid, et usun, et paberivaba raamatupidamine sai meile kõigile selgemaks ja ka Merit Activa ja Cospocketi vaheline integratsioon. Nii, aga aitäh! Aitäh ka minu poolt!